Kuidas siis ikkagi Eesti Vabariigis ääremaal ellu jääda? Jah, mina olen seda meelt, et eelkõige, et jääda ootama tarka valitsust ja sealt tulevaid tarku otsuseid, et seda me võimegi jääda ootama, eks. Et eks neid ellujäämise valemeid on hästi palju. Aga mõtlengi, et olles siin ka Lõuna-Eestis ringi sõitud, kui ma vaatan, kui palju on see tegelikult ka Setumaal ja kui palju on tehtud korda selliseid, ütleme, turismitalusid ja üles vuntsitud vanu talumajusid, siis ütleme neid positiivseid näiteid, kus inimesed ise endale loovad töökoha. Seepärast, et üks võimalus on jääda seda ootama, kus keegi teine tuleb ja teeb, siis ma arvan, et tegelikult kui üldse saab sellist nagu ühte ja head reeglit tuua, siis ma arvan, et kõige kindlam moodus oleks ise endale töökoha tekitamine. Ja mõtlen, et siin see ilus, kaunis loodus ja siia nii-öelda meelitada siia ja teha turismifirmadega koostööd veel ja mõelda koos asju välja. Et kui mina üksinda oma talus näiteks lasen forelli püüda, siis sellest ei tarvitse piisata, eks. Aga ma näiteks tean, et siia on tehtud mingi karuvaatluse punkt kuskil Lõuna-Eestisse siia. Mingi turismifirma pakub sellist teenust, et 10 korrast 9 on võimalik karu näha. Nii et teha nii-öelda koostööd. Et kui on juba 3-4 pakkujad, mingid erinevate teenuste pakkujad, siis see juba toob siia inimesi. Ja selge on see, et Eestis siseturism on ka kasvudel ja välisturiste. Loodame, et rahvusvahelised olukorrad võimaldavad. Ma arvan, et tegelikult turism on kasvav majandusharu terves maailmas. Kuidas üks inimene, kelle kulud on 1000 eurot kuus, peaks hakkama saama 400 euroga kuus? Siin on alati nagu 2 poolt, eks. Üks asi on see, et palju minu tulud on ja kui ma olen juba kõik ära teinud selleks, et oma tulusid kasvatada ja endiselt siis ei ole midagi muud teha, siis tuleb minna kulude kallale. Näiteks mina elan Tartus puuküttega korteris omast metsast ise. Vean puud välja ja ma ütleks ausalt, et sageli inimesed jäävadki nagu virisema selle üle, et tulusid on vähe, aga kääridega oma kulude kallale minna sageli ei taheta. Jah, et kas ma ikka pidin ostma selle või teise asja üldse või kas ma, eriti veel, kui ma näiteks laenuga olen midagi muretsenud endale või et ma arvan, et siin ongi nagu, et tuleb nagu mõlemat poolt vaadata. Kuidas te suhtute sellesse tingimusteta kodanikupalga ideesse, et kas see elavdaks kuidagi meie majandust või aitaks inimesi paremale järjele? Ma tean, et jah, Šveitsis on vist see olema. Eesti on esiteks praegu liiga vaene selleks, et sellist, nii et see jääbki selliseks nagu teoreetiliseks võimaluseks tänapäeval. Aga kui Eestis jällegi läheks läbi ettevõtluse ja majanduse edenemise läheks elu tervikuna nagu paremaks, siis võib-olla seda ei oleks jällegi vaja. Nii et mina põhimõtteliselt sellise, olles 30 aastat majandust õpetanud, siis ma selliseid lahendusi, et nagu lennukitelt raha loopida, põhimõtteliselt ma selliste asjade poolt ei ole. Ma ütleks siis ikkagi selle, et täna on Eesti on selline vananeva elanikkonnaga riik ja kahaneva elanikkonnaga riik. Ja see selline maalt linna ja suuremalt selline siis see välismaale see selline põgenemine on praegu muutunud väga selliseks massiliseks, et kui selline asi jätkub veel 10 aastat, siis läheb asi väga kriitiliseks. Nii et minu nagu see mõte on, ma olen ikka väga palju kirjutanud artikleid, et elu võimalikkusest maal, sest ükski ühiskond ei saa eksisteerida nii, et nagu on suur pommiauk ja pommilehter, tükk tühja maad ja siis on ainult mingi, kõik on kogunenud pealinna sinna ümber, et pealinn vajab seda tagalat ja see tagala vajab seda pealinna. Nii et praegu on minu nagu mure see, et meil sellist regionaalpoliitikat ei tehta. Ja selleks oleks nagu päramine aeg, sellepärast, et mis iganes, tegemata haldusreformi ja mingite maksude kaudu soodustada maale töökohtade loomist ja nii edasi ja infrastruktuuri. Me oleme esimese perioodi Euroopa Liidu rahad, me oleme pannud mingitesse müüratutesse liiklussõlmedesse,
mis on, no see Mäo Disneyland on kõige parem, eks ju, niis. Ma saan aru, et ehitusfirmadele meeldiks ehitada ka 5-kordne sinna, kas või sild üle selle Puurmani sild, no mis oli üks esimene pääsuke. Et me oleme pannud nagu betooni, asfalti ja oleme pannud nagu väga palju raha, me oleme ka ära remontinud väga palju koolimajasid ilusaks, ainult et oleme unustanud panustada inimestesse ja õpetajatesse ja nagu, et sageli on need koolimajad tühjad. Nii et järgmise perioodi rahad, kui nüüd mina oleksin seal otsustajate juures, siis nüüd tuleks see klaasi ja betooni mitte ära lõpetada, aga nüüd tuleks panustada inimesse ja haridusse eelkõige. Et see oleks, et Iirimaa tegi seda ja Iirimaa on edenenud väga hästi. Nii et meil on kuidagi nüüd see rõhuasetus läinud väga kuidagi ehitusfirmade nagu siis toetamiseks. Väga suur aitäh!